Ühesõnaga, meil on üks hunnik nublusid ja kaarte, mida saab erinevate teenusepakkujate juures laadimiseks kasutada. Siin on Rootsi jaoks, Eesti jaoks, Soome jaoks, Rootsi ja Taani jaoks. Aga siin nad ei kõlba ja selleks pidime tanklast ostma 8,8 € eest ühe, mida saab siin ühe korra kasutada. Siit valid omale selle tüübi, mis sul on. Tavaliselt peab käima niimoodi, et vajutad starti enne. Ja siis ta küsib sult seda kaarti, aga see siin on kuidagi aeglane värk. Töötab. Me oleme praegu täiesti suvalises väikeses linnas, mis on täiesti kaugel marsruudist ja kiirteedest. Siia sattusime sellepärast, et siin pidi olema üks aeglane laadija, aga see on kusagil kaugemal. Ja leidsime täiesti suvalise ukse pealt, veelgi suvalisema karbi, kust saab voolu, elektrit, päikeset. Ja siin me oleme sellepärast, et eelmises kiirlaadijas, mis pidi äppi kohaselt olema tasuta, tuleb kasutada valideerimiseks ikkagi äppi. Ja seda me ei saa teha, sest me pole sakslased. Seda saab ainult Saksa iTunesest. Ja siis me ei saanud laadida, aku oli tühi, valisime lähima punkti ja nüüd me siin oleme. Viimase 40 minutiga on juurde tulnud 10 kilomeetrit, paar tundi oleme veel, et saaks krediitkaarti makse võimalusega laadimispunkti. Tore! ABB on see sama, kus me saime maksta kenasti. Ei saa. Nüüd on kõik 4 kaarti läbi proovitud, ükski ei toimi. Tõepoolest saab netist ka laadimist alustada. Kuna maksmine ei õnnestunud, siis meil on üks väike lootus veel proovida aeglast tasuta laadimist. Õnneks on meil juhe olemas, laseme üllatada. Ei saa ka aeglaselt laadida. Ühesõnaga Helsingis meie laadida ei saa praeguse seisuga.